ja vahepeal võivad need hästi-hästi väiksed asjad olla, mis selle, ütleme, kaalukausi ühele või teisele poole kallutavad. Näiteks on siis prohveti sunnas või selles pärimuses on mitmeid lugusid sellest ja näiteks üks on sellest see, kuidas üks mees leidis kõrbes kaevu, tal oli janu, ta läks sinna, jõi sellest vett ja kui ta kaevust välja tuli, ta leidis sealt ühe koera, kes oli nii suures janus, et ta lakkus sellest suurest janust sellist mudast või vesist pinnast, et mingitki vett sealt kätte saada. Ja siis mees mõtles, et see koer tunneb samasugust janu, nagu mina enne tundsin, ta läks tagasi kaevu, tõi sellest oma jalanõuga vett, täitis jalanõu veega ja andis sellest koerale juua. Ja see oli see, mis siis selle mehe ka paradiisi viib või viis. Et teistpidi näiteks oli lugu ühest kassist või ühest inimesest, kellel oli kass. Ta ei toitnud seda kassi ja ta ei lasknud sellel kassil ka välja enda majast minna, et ta saaks siis, kass saaks ise toitu leida ja see kass suri ja siis selle pärast läheb siis see inimene põrgusse. Et mõned asjad võivad hästi lihtsad ja väiksed olla ja siis mida mulle meeldib ka rõhutada siin on see, et kui juba loomadega käitumine on nagu hea olemine on niivõrd tähtis, et mis siis veel rääkida inimestest on ju, et ja vahepeal ka võivad hästi sellised pisikesed asjad olla, mille peale me võib-olla ei mõtle, et võib-olla nagu see, et kui sa ütled kellelegi mingi hea sõna või sa oled kellegi vastu täna lahke, kellel on hästi-hästi raske aeg või sa lihtsalt toetad kedagi. Võib-olla see on hästi-hästi suure mõjuga ja võib-olla see, kui sa teed seda näiteks ka siiralt ja teed seda Jumala jaoks, võib-olla see sinu jaoks nagu see hästi-hästi hea ja suur heategu. Ja teistpidi samamoodi, et kui me näiteks ütleme kellelegi halvasti või näiteks kooli kiusamine, ma tean, on kogu aeg nagu teema on ju, et kui ütleme kogu aeg kedagi kiusatakse ja inimene kogu aeg kannatab selle all näiteks ja siis lihtsalt mingi hetk on see, et kus on see viimane piir näiteks ja mõtle, kui sina oled see inimene, kes ütleb talle selle viimase sõna, et sa oled nii rõve, sa oled nii, ma ei tea, sa oled nii kole või mis iganes ja mis näiteks viib ta enesetapuni näiteks ja see on tegelikult ka suur asi, et põhimõtteliselt me push'isime või nagu lükkasime selle inimese selle teeni, et sellepärast ka nagu ütleme isegi prohvet Muhammedi rahul, kui temaga enda sõnad on need, et heategu, et naeratus on ka heategu. Et see, kui me naeratame inimesele, on ka heategu. Et ka sellised väiksed asjad võivad olla hästi suure kaaluga.